tere tulemast Arenguseire Keskuse veebiseminarile, kuidas muutub Eestis asustus ja eluaseme kättesaadavus. Mina olen Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja ja Arenguseire Keskus on Riigikogu juures tegutsev mõttekoda, mis analüüsib ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid ja koostab arengustsenaariumeid. Ja mul on väga hea meel tõdeda, et alternatiivsete tulevikustsenaariumide võtmes mõtlemine ja rohkem kui ühe võimaliku tulevikuga arvestamine on Eestis levimas. Täna tuleb juttu asustuse arengustsenaariumidest Eestis, mis on valminud üleriigilise planeeringu eeluuringute raames. Siinkohal suur tänu Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile neid uuringuid tellimast. Ja nende asustusstsenaariumide olulise kontekstina räägime ka sellest, millised on noorte inimeste elupaigaeelistused, millist tüüpi asulas noored inimesed end tulevikus elamas näevad. Lisaks ettepoole vaatamisele vaatame pisut ka tagasi, ehk kuidas on muutunud tõmbekeskused ja pendelrände areaalid võrreldes veel 10-15 aasta taguse ajaga ja räägime sellest, kuidas on asustuse muutumine seotud sellise teguriga nagu eluaseme kättesaadavus ja taskukohasus. Lõpuks küsime, kas Eestis viljeletav regionaalpoliitika selle kõigega juba arvestab või veel mitte või mitte piisavalt. Tänased ettekandjad on kõik Tartu Ülikoolist, professor Tiit Tammaru ja kaasprofessorid Anneli Kährik ja Anto Aasa. Poliitikute poolelt kommenteerivad uurimistulemusi Reili Rand Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja Ando Kiviberg Eesti 200-st. Ando liitub pisut hiljem, ta on veel kinni põhiseaduskomisjoni istungiga, mis peaks peatselt lõppema. Ja head kuulajad, teie küsimusi ja kommentaare ootame väga ja selleks on Q&A või küsimuste-vastuste sektsioon ekraani all servas. Saate sinna oma küsimusi ja kommentaare kirjutada ja jõudumööda käsitleme neid vestluse käigus. Mõned kiiremad küsime ära kohe pärast ettekandeid ja meil on hiljem ka ette nähtud aeg aruteluks publiku küsimuste alusel. Ja meil on ka paar küsimust varutud publikule ehk üks publiku küsitlus, mille me laseme eetrisse pärast Tiit Tammaru ettekannet. Nii et on, mida oodata ja olge aktiivsed. Ja mul on nüüd väga hea meel anda sõnajärg üle professor Tiit Tammarule, kes räägib asustusstsenaariumidest Eestis, mis on valminud üleriigilise planeeringu eeluuringu raames. Ole hea, Tiit. Me näeme su slaide, aga sind ennast hetkel ei näe. Tere kõigile ja Tere. suur tänu selle kutse eest täna siin webinaris esineda. Ja tõepoolest väga tore on ka sellest, et telliti väga suur üleriigilise planeeringu asustuse arengustsenaariumite koonduuring ja see uuring on meil just värskelt valmis saanud ja saame siis selle erinevaid tulemusi esitada. Et oma esimeses ettekandes keskendun nendele stsenaariumitele ja seda peamiselt rahvastikuprognoosi vaatenurgast ning samuti noorte elukoha eelistustele. Ja päris oma ettekande lõpus jõuan ka selle meie ühe põhiettepanekuni, kuidas siis võib-olla võiks meie seniste väga Tallinna ja pealinna regiooni keskset arengut natukene enam tasakaalu viia. Aga minu enda ettekande sõnumid on siis järgmised. Et kui me vaatame seniseid arenguid, siis on ilmselge see, et Tallinna linnaregiooni osakaal Eesti rahvastikust on järjepidevalt kasvanud. Ja kui me vaatame 4 rahvastikuprognoosi stsenaariumit, mis me läbi viisime, siis me näeme ka nendest prognoosi tulemustest seda, et isegi siis, kui toimub Eesti-sisene rändepööre Tallinnast mujale Eestisse,
siis me päriselt seda Tallinna linnaregiooni osakaalu kasvu Eesti elanikkonnast peatada ei suuda. Siis teine sõnum, millest täpsemalt räägib teile teine ettekanne Anto Aasa esituses, on selline, et see töökohtade koondumine Tallinna linnaregiooni on siis veelgi ulatuslikum inimeste koondumisest. Ja seda siis kahtepidi, et ühelt poolt on kasvanud tööränne tavapärasest tagamaast, nii lähipiirkondadest, aga samamoodi on siis oluliselt laienenud tagamaa ruumiline ulatus. Ning nendele sõnumitele natukene vastukaaluks oli väga tore, et telliti ka täiesti eraldi noorteuuring ja see noorteuuring näitab meile siis omakorda seda, et noorte elukoha eelistused ei ole nii Tallinna kesksed ja seda eriti väljaspool Tallinna piirkonda sündinute osas. Ehk et noored niimoodi ideaalis ja noorte puhul me räägime vanuses 18–35 aastastest noortest, siis nende puhul on väga erinevaid elukeskkondi, mida eelistatakse ja see väga ka vanuse lõikes, nende noorte vanuse lõikes siis ei varieeru. Samuti ei ole noorte jaoks väga oluline see, et töökoht on kohe kodu lähedal ja ütleme, et sinna ligikaudu pool tundi võiks olla see kodu ja töö vaheline liikumine, aga väga oluline on noorte jaoks, ka juba töötavate noorte puhul see, et oleksid ikkagi erinevad hübriidsed ja paindlikud töötamise vormid, mitte siis iga päev tööl käimine. Aga enne kui nende tulemuste juurde minna, siis võib-olla kaks sellist slaidi, mis annavad tänasest olukorrast meile pildi ja siin on siis Eesti linnade ja valdade rändesaldo perioodist 2015 kuni 2023. See hõlmab nii Eesti-sisest inimeste liikumist kui ka teistest riikidest tulnuid, aga sellel kaardil puudub Ukraina põgenike osa, ehk et me Ukraina põgenikud oma andmestikust puhastasime välja, et sellist ühekordset efekti mitte rõhutada. Ja mis me siit kaardilt siis näeme, on see, et mida tumedam roheline, seda suurem on ränne, seda positiivsem on ränne ja mida tumedam punane, seda suurem on rahvastiku kadu rändeteel. Ja ega siin midagi üllatavat siis ei ole, et Tallinna ja Tartu lähiümbruse vallad on need, mis meil on siis eelkõige tumerohelised ja väga palju neid rohelisi piirkondi ei ole, aga siiski ka saared, laiemalt Tallinna ümbrus ja üksikud linnad, vallad veel, kus rändesaldo on siiski positiivne. Nüüd täpselt vastupidise pildi annab see, kui me vaatame sündimust omavalitsusüksuste kaupa. Ehk siin me oleme siis arvutanud koos demograafidega sündimuse summaarse kordaja ehk siis sündide arvu keskeltläbi ühe naise kohta kõikides Eesti linnades ja valdades. Ning siin, mida tumedam lilla, seda madalam on sündimus ja mida tumedam selline pruun või punane, seda kõrgem on sündimus. Ja see, mida Ene-Margit Tiit on meile rääkinud viimasel ajal palju oma avalikes etteastetes, et parim sündimuspoliitika on regionaalpoliitika, siis see on absoluutselt õige, aga võib-olla, mis eriti väärib seda kaarti vaadates veel nagu rõhutamist, on see, et ka meie väikses Eestis on ikkagi need erinevused väga suured. Et Tallinnas on ikkagi sündimuskordaja väga madal ja mõnes kaugemas vallas, eriti siin Kesk- ja Lõuna-Eestis, päris ka sündimus on siis taastetaseme lähedal, ehk et see variatsioon Eesti sees on hästi suur. Me neid põhjuseid selle uuringu raames ei uurinud, aga rahvusvahelised uuringud näitavad väga üheselt, et sündimus ja eluaseme tingimused on omavahel kõige tihedamalt seotud ja see on ka põhjus, miks suurtes linnades jääb sündimus madalamaks. Nüüd me analüüsisime siis 4 erinevat tasustuse arengu stsenaariumit. Stsenaarium A on siis pealinnastub Eesti, mis sisuliselt siis eeldab seda, et jätkuvad needsamad juba nähtud suundumused ning ülejäänud stsenaariumid siis on sellele alternatiiviks. Eriti stsenaariumid B ja C, kus me siis ühelt poolt eeldame, et me suuname kasvu rohkem regioonikeskustesse. Regioonikeskuste all me kõige rohkem või eelkõige peame silmas Pärnut, Tartut, aga ka Ida-Viru linnasid.
ning väikekeskuste Eesti, mis hõlmab siis tegelikult kõiki teisi KOV-e, mis jäävad nendest 4 linnaregioonist kaugemale. Ja lõpuks on veel meil sisserände Eesti stsenaarium, mis põhimõtteliselt on siis A-stsenaariumi võimendus välisrände teel, ehk me siis eeldame, et jätkuvad ühelt poolt senised arengud, aga välisränne Eestisse kasvab samas taktis sellise Eesti jõukuse üldise arenguga. Ehk et geopoliitilisi efekte me täpsemalt selle uuringu raames ei vaadanud. Ja kui nüüd tulla tulemuste juurde, siis kõige esimene arvutus, mis me tegime, oli siis baasstsenaarium, kus me rännet üldse ei arvestanud, et lihtsalt näha seda, milline on kõikide Eesti linnade-valdade selline sisemine rahvastiku taastepotentsiaal. Nendel kaartidel ka siis, mida tumedam roheline, seda positiivsem on rahvastiku areng, ehk toimub rahvastiku kasv, ja mida tumedam punane, seda negatiivsem, ehk et seda suurem on rahvastiku kadu. Ja jälle me näeme, et see baasstsenaarium, kus me rännet siis ei arvesta, tooks kaasa rahvastiku kasvu üksnes Tallinna-Tartu lähivaldades ja ülejäänud Eesti on siis punane. Ja huvitav ongi siis see, et kui me nüüd sellele baasstsenaariumile paneme lisaks rände, et kuidas siis see pilt meil Eestis muutub, pealinnastub Eesti, siis eeldab seda, et jätkuvad senised rändearengud ilma siis Ukraina põgenike mõjuta. Ja tulemus on siis tõepoolest see, et see Tallinna-suunaline kasv jätkub, aga jällegi just nimelt nüüd Tallinna ja ka Tartu lähivallad on need, mis kõige rohkem kasvavad. Ja ülejäänud Eesti läheb siis punasemaks. Ja mis nüüd järgmise sammuna oli huvitav, et me siis arvutasime läbi eelkõige B ja C stsenaariumi puhul, et mis siis saab Eesti linnade ja valdade rahvastiku arengus, kui me püüame hakata kasvu suunama väljapoole Tallinna linnaregioonist B-stsenaariumis siis regioonikeskustesse ja C stsenaariumis siis ühtlaselt üle Eesti juba laiali kõikidesse teistesse linnadesse ja valdadesse. Ja neid kõiki detaile ei jõua vaadata ja jälgida, aga mida me näeme, on see, et see kasvu suunamine annab teatud efekte, eriti regioonikeskuste stsenaariumi puhul meil ikkagi regioonikeskused ise ka muutuvad rahvaarvu mõttes positiivsemaks, aga võib-olla ma natukene jah, aga peatun nüüd väikekeskuste Eesti stsenaariumil täpsemalt, et see on nüüd see stsenaarium, kus me suunasime oma eeldustes 100 000 inimest peamiselt Tallinna piirkonnast igale poole üle Eesti. Ja mis siin siis on huvitav, on siis see, et me näeme, et isegi kui me sellise eelduse teeme, siis väga paljud Eesti linnad ja vallad siiski rahvaarvu mõttes kasvama ei hakka. Ehk et ikkagi see rahvaarvu kahanemine võib jääda sinna 10 kuni isegi 50% juurde. Ehk et isegi kui toimub Eesti sees selline üsna ulatuslik ränne mujale linnadesse, valdadesse, mis jäävad kaugemale Tallinna piirkonnast, siis see olemasoleva rahvastiku eakas vanuskoosseis siiski ei luba rahvaarvul kasvule paljudes valdades ja linnades pöörduda. Et see on see viimase 30 aasta rahvastiku arengu inertsus, mida ka ränne ei suuda täielikult ümber pöörata. Ja kui nüüd need kõik 4 stsenaariumit lihtsalt ühte joonisesse kokku koondada, siis siin on kujutatud Tallinna linnaregioonis elavate inimeste osakaal aastal 2024 ja siis kõige 4 stsenaariumi korral. Ja mis siit tulpadest on siis näha, on siis see, et kui praegu elab Tallinna linnaregioonis 44% elanikest, Eesti elanikest, siis kõigi arvutatud stsenaariumite korral see protsent kasvab ja siis ka nende väikekeskuste Eesti puhul 46% on ikkagi aastaks 2050 Tallinna piirkonnas elavate inimeste osakaal. Ehk et see olemasoleva rahvastiku areng ja selle inertsus, kus Tallinnas meil on hästi palju noori ja mujal Eestis hästi palju eakaid, annab siiski väga suure mõju ka tuleviku rahvastiku arengule. Nii et see on siis esimene väga oluline teemade ring, teine, millest siis Anto Aasa räägib pikemalt, aga 2 slaidi näitan teile ka, mis on seotud siis toimepiirkondade ja töökohtadega.
ja siin on siis näidatud tööalane pendelränne Eesti erinevate keskustesse ja võib-olla kõige olulisem praegu minu ettekandest on vaadata seda Tallinna linnaregiooni muutumist, mis on siis helesinisega, need on need piirkonnad, kus siis käiakse Tallinnasse tööl ja mis me näeme muutusena 2011 kuni 2021, et ühelt poolt need Tallinna lähedased piirkonnad on muutunud tumesinisemaks ehk et tööalane pendelränne Tallinnasse on kasvanud ja siis need helesinised piirkonnad on veelgi enam laienenud peaaegu poolde Eestisse ehk et siis ka see Tallinna suunaline tööalane pendelrände areaal on meil väga palju kasvanud ja mitmed siis maakonnakeskused on Tallinn enda alla neelanud. nii et see pealinnasuunaline areng tuleb välja nii senistest arengutest kui ka meie prognoosist. issand, midagi nüüd juhtus. ma küsin, mida te näete praegu? me näeme mingit kanjoni pilti kuskilt tõenäoliselt Lõuna-Ameerikast. ma ma ei arvan, tea, see on see kuidas see kanjoni töölaua. pilt meile siia nüüd ette hüppas. ja issand, mis ma nüüd teen? ma arvan, lõpeta korra jagamine ja pane uuesti selle jah, jagamisrežiimi peale. juhtuvad ikka need väikesed äpardused, aga ja, meie ja slaidid see. on kuhugile ära kadunud. sellepärast see kanjon meile siia ette hüppaski, et ei ole enam slaide. Mhm. ma ei tea, kas nüüd ongi äkki see hetk, kus see hetk, kus ma on, peaksin ise jagama. kohe ma vaatame ei jah, kas saagi me aru, saame kuhu mu midagi, slaidid siin nüüd kadusid. midagi parata. nii, üks hetk. igal juhul ma korra vahele küsin, kuni me mässame nende slaididega, et kas, kui nüüd need ukrainlased ikkagi ka sisse oleks jäetud, kas siis see pilt oleks teistsugune? oleks ikkagi jah, veelgi rohelisem siis jah, sest et ikkagi igale poole Ukraina põgenikud meile jõudsid. aga kui senikaua, kui need slaidid siin veel tekivad, öelda ja sa siis saad juttu edasi noorteuuringu rääkida, ma katsun. põhitulemused siis ära, et tõepoolest kui praegu me vaatame seda, kus noored siis oma elukohtade mõttes paiknevad, siis ka see noorte paiknemine ikkagi on üpris suurte linnade keskne ja see on ka üpris loogiline, sest meil iga põlvkond on ju järjest pikema haridusteega, tullakse Tallinnasse ja Tartusse õppima. aga kui küsida nende käest, et mis on teie selline eelistatud elukeskkond, kus te tahaksite elada, siis üpris üllatav oli see, kui lähed 13 slaidi peale, siis üpris üllatav on see, et see jaguneb väga ühtlaselt erinevate elukeskkondade vahel. ehk et kuskil jah, üks niimoodi neljandik, viiendik noortest soovivad elada pigem siis suurtest linnadest, Tallinnast, kesklinna sellisest tihedast elukeskkonnast väljaspool, kas siis linna lähialadel või siis ka päris maalistes piirkondades. ehk et see uuringu tulemus ütleb meile siis põhimõtteliselt seda, et regionaalpoliitikat saab kas või juba selle abil siis hakata korraldama, kui me suudame noorte elukoha eelistustel lasta realiseeruda. et ei peagi midagi päris väevõimuga tegema. ja mis on siis järgmisena huvitav, kui panna järgmine slaid, et tõepoolest nende eelistuste puhul siis see lähedus, töökoha paiknemise lähedus ei ole üldsegi mitte kõige olulisem ning 14 slaid on see siis, vaid igasugused ikkagi elukeskkonnaga seotud tegurid, sellised pehmed väärtused on hästi kõrgel kohal ja töökoht on nendes tegurites juba üsna palju allpool. ja kui nüüd minna viimase slaidi juurde, siis
sellel slaidil on meil kujutatud meie uuringu lõpptulemus, kus me siis püüame kokku võtta siis oma erinevate etappide põhisõnumid ja püüdsime siis välja pakkuda, et missugune võiks olla see alternatiiv tänasele pealinnastuva Eesti arengustsenaariumile. Ja see meie põhitulemus on siis see, et kui me täna räägime sellest, et kas kõik 15 maakonnakeskust peaksid jätkama tugevalt või me liigume 4 regiooni keskuse suunas, siis sellise tasakaalustatud arengu aitaks tagada vähemalt 10 tugevat keskuslinna, me nimetame neid siis vedurlinnadest, mis kataksid ka ühtlaselt Eesti just selle mõttega siis, et kuna noored ikkagi kuskil, ütleme, pool tundi või ligikaudu sellise perioodi jooksul või aja jooksul sooviksid tööle jõuda, et see siis aitaks ikkagi meil need Eesti erinevad nurgad peaaegu ära katta, et umbes 90% siis rahvastikust ning omakorda veel siis üks oluline kriteerium nende vedulinnade puhul oli siis see, et nad pakuksid töökohti rohkem, kui on töötajaid nendes, et nad tõepoolest suudaksid tõmmata inimesi ka väljaspoolt oma linna ja pakkuda tööd natukene laiemale hulgale inimestele. Ja sellega ma lõpetan, aitäh. Nii, meil nüüd vahepeal oli ka kuulajaskonnast kommentaar, et slaidid ei liigu. Ma loodan, et kas see asi paranes, aga õnneks need olidki 3 viimast slaidi ja iseenesest, Tiit, sinu jutt oli üsna ammendav, et sai ka lihtsalt juttu kuulates loodetavasti selle info kätte. Aga väga tore, et andsite teada, andke edaspidigi teada, kui on tehnilised tõrked. Nüüd on siin ka üks küsimus tulnud, et kas pikas perspektiivis võiks kaugtöö areng ja ka interneti jõudmine kaugematesse nurkadesse kiiremate ühenduste kujul ja parema kvaliteediga, et kas see võiks olla üks selline vastutuul sellele pealinnastumisele või mil määral see aitab? Tõenäoliselt see natuke aitab, aga kas see päästab? Kui nüüd see meie uuringut tervikuna võtta, siis see teine hästi suur või oluline sõnum, mis sellest välja kasvab, kui me paneme kogu selle nagu uuringu sellesse konteksti, et ikkagi me peame arvestama rahvastiku kahanemisega ja teiselt poolt, et kuidas selles kahaneva rahvastiku tingimustes ikkagi tagada kõik need ligipääsetavused, teenused, et seda kõige paremini aitab meil tagada kompaktsem asustus. Ehk et me päris seda ei julge öelda, et igas kõige kaugemas nurgas on võimalik võib-olla seda ideaalset internetiühendust ja kõiki ühistransporte ja kõiki võimalusi tagada. Aga kui me suudame kahaneva rahvastiku tingimustes natukene rohkem seda asustuse kompaktsust hoida ka väikelinnades, väikekeskustes, et siis see on see, mis võimaldab pakkuda teenuseid, võimaldab ühistransporti korraldada, võimaldab ka ikkagi kiiret internetiühendust paremini pakkuda. Kas sellel kompaktsusel on ka mingid arvulised kriteeriumid või kuidas seda ära tunda, kas see on kompaktne või ei ole? See on nüüd hea küsimus, et seda me oleme arutanud, arhitektil on tõepoolest oma sellised mõõdikud, ma ei julge nendest detailsemalt rääkida, et kes täpsemalt huvi tunneb, saab seda meie pikemat aruannet vaadata ja Toomas Tammis ja Andres Ojari on need, kes nende mõõdikutega tegelesid, see läheb üsna spetsiifiliseks. Aga jah, et mõte on see, et kui näiteks ka asustus kahaneb, siis on paratamatu see, et me peame tegelema näiteks ka lammutamisega. Et kõik need sellised ka lammutamise, kõik sellised tegevused oleks meil pigem nagu sellisel moel korraldatud, et nad ikkagi sellised linna väikekeskustega nagu südameid ja keskuskohti ikkagi rohkem eelistaksid võrreldes väga niimoodi hajali paiknevatele hoonetele. Ja. Nii, ma tahaks nüüd testida publiku tähelepanu, et meil on minu andmetel 60 kuulajat ja ma olen ette valmistanud ühe väikse küsimustiku. Proovime, kuidas õnnestub seda, teieni kuvada ja ma proovisin panna sätetesse nii, et panelistid ehk vestlejad saavad ka vastata. Ma küsin, kas te näete seda küsitlust ise. Juba tulevad ka vastused, suurepärane. Ühesõnaga 2 küsimust, millele ootame publikult vastuseid. Esimene küsimus, millist stsenaariumi eelistad? Tegemist on siis nende 4 stsenaariumiga, mida Tiit just tutvustas. Ja kui te kerite seda
natuke allapoole seda kastikest, mis teile siin ette hüppas, siis seal all on ka teine küsimus. Millise stsenaariumi suunas oleme sinu arvates teel? Ja seal me tahame, et te märgistaksite vähemalt kaks vastust, sest muidu kõik panevad pealinnastuv Eesti, aga mis on see tõenäosus, et järgmine valik, et tähistage see ka ära. Ja siis me saame vaadata, et mis need tulemused tulevad. pisut natuke põnevust lisada sellele seminarile. Ja siin vastuste arvud juba päris kenasti kerkivad ja praegu eelistuste poolest siis nii regioonikeskuste Eesti kui väikekeskuste Eesti on no võrdväärsed, siin natukene pisut üks juhib ja pisut teine juhib. Ja kui me vaatame, et kuhu me teel oleme, siis lisaks pealinnastuvale, mis on loomulikult kõige populaarsem valik, siin ikkagi kas regioonikeskuste Eesti ja sisserände Eesti ka tõusevad. Et see väikekeskuste Eesti tundub kõige ebatõenäolisem vastajate meelest. regioonikeskuste Eesti pisut edestab sisserände Eestit, aga ülekaal ei ole otsustav, ütleksin siis nii. Ma jätan selle veel siia ekraani serva jooksma, saame pärast veel pilgu heita. Aitäh publik nende tulemuste eest. Tiit, võib-olla ka Anto sooviksite kommenteerida, mis mõtteid see väike eksperiment tekitas? jah, kui me nendest stsenaariumidest räägime, siis loomulikult me tahame sageli leida neid alternatiivseid teid sellele pealinnastumise stsenaariumile, aga jah, meil oli veel selline tore mõiste tekkis nagu jõupingutuse määr. Et noh, millist jõupingutuse määra meil on siis ikkagi vaja selleks ja Veiko Sepp arvutas seda ka rahaliselt välja, et see jõupingutuse määr on tegelikult ikkagi üpris suur, et lõpuks on jah, selline ikkagi nagu valiku küsimus, et kui palju me oleme valmis seda siis lõpuks panustama. Ja ma saan aru, et suurima jõupingutuse määraga on just väikekeskuste Eesti tõenäoliselt ja siis kohe järgmisel kohal regioonikeskuste Eesti. just, jah. Ehk need kaks kõige meeldivamat on tegelikult seotud kõige suurema jõupingutusega. jah. No selge, aga selle tõdemusega liigume edasi. Anto, ole hea. Vaatame, kuidas sul õnnestub slaide jagada. Räägime tõmbekeskustest ja pendelrändest. Väga hea. tere! Loodetavasti olen ka kuulda. Suurepärane. Ja oluline, et slaidid oleks ka näha. Ma kohe etteruttavalt ütlen, et väikekeskused on olemas ja nad ka paljudes kohtades toimivad ja on olulised. Aga kõigepealt siis otsast pihta, et mina võtan siis ette Eesti toimepiirkonnad, nende määramise, tõmbekeskused ja vaatame erinevaid meetodeid, kuidas inimesed Eestis liiguvad, kus nad teenuseid käivad tarbimas, millised on nende jaoks olulised keskused. Nii et laias laastus saabki selle ettekande kaheks jagada. Ühest küljest ma tutvustan, kuidas me määrasime tõmbekeskuseid ja nende toimepiirkondi, ja teisest küljest siis toon välja, millised on olnud ajalised muutused, mida Tiit ka tegelikult põgusalt juba natuke jõudis näidata. Aga kui me paneme definitsioone ja mõisted paika, et siis ka toimepiirkondi tegelikult on võimalik määratleda väga erinevalt. Et ühest küljest võime rääkida andmepõhisest toimepiirkondade määramisest, mis on ka minu jutu peamine fookus. Meil on olemas andmed inimeste liikumise kohta, inimeste paiknemise kohta ja selle alusel me saame öelda, kus on nende jaoks keskused, millised on nende keskuste tagamaad. Teine võimalus laias laastus on selline gravitatsiooniline lähenemine, kus me küll teame, kus inimesed elavad, aga me ei tea, kuidas nad täpselt liiguvad. Küll aga meil on teada, kus paiknevad teenused, mida need inimesed võiksid tarbida ja siis vastavalt sellele, eeldades, et inimesed on sellised mõistlikud kasu maksimeerivad subjektid, kui sellist majanduslikku terminoloogiat kasutada, siis nad lähevad mitte kuskile kaugetesse kohtadesse teenuseid saama, vaid nad võtavad lähima valiku.
ja kolmandaks on administratiivne toimepiirkondade kehtestamine, mis siis kas juhtub kas kuskil kabinetivaikuses või kuidagi teisiti, ehk lihtsalt kuskil keegi ütleb või mingi seltskond või organisatsioon otsustab, et selle piirkonna inimesed seda teenust lähevad tarbima sellesse kohta ja need kaks kaarti näitavadki seda administratiivsete toimepiirkondade olukorda, ühelt poolt ülemine nii-öelda selline ämbliku kombitsatega Eesti on maakondlikud talitused, ma ei tea, kas see süsteem täna on üldse toimiv veel, aga vähemalt mingil hetkel üritati seda juurutada, 7 Eesti maakondlikku keskust, kus siis joontega on näidatud, millised Eesti piirkonnad mis keskuse alla peaksid kuuluma ja alumine kaart, kohtumajade süsteem, et noh, loodetavasti ei ole seda paljudel vaja tarbida, aga põhimõtteliselt, kuidas teie, millise kohtu poole peaksite pöörduma, kui te mingis piirkonnas olete ja juba nagu te siit näete, need administratiivsed toimepiirkonnad väga tihti ei kattu, et ühte asja peab minema ühte kohta, teist asja peab minema teist kohta tarbima ja eriti, kui me asume sellistel maapiirkondades kuskil äärealadel, siis see tõmme võib olla väga erinevates suundades. Aga hüppan nüüd päris uuringu juurde. Ühest küljest andmed, selle uuringu eesmärk oli antud väga selgelt meile ette, tegemist oli Statistikaameti ühe varasema toimepiirkondade analüüsi kordamisega uute andmete põhjal. Kasutasime Statistikaameti rahvaloendusandmeid aastast 2011, 2021, lisaks sellele hariduse infosüsteemi andmeid, siis gravitatsiooniliste tõmbekeskuste ja toimepiirkondade määramiseks Maa-ameti huvipunktide andmebaasi ja ruumiliseks ühikuks on siis kandid, mis tähendab seda, et noh, Eesti asustussüsteem jaguneb 3 klassi, ühest küljest kõige väiksemad on asustusüksused, aga väga tihti need on väga väikesed, paljudes ei elagi enam kedagi või mõni inimene, siis need kandid võiks olla sellised natuke suuremad asustusüksuste kogumid, mis võiksid kanda sellist ühtset identiteeti või nad oma olemuselt on väga sarnased. Ja nagu ma ütlesin, Statistikaameti toimepiirkondade määramise metoodika kordamine, mille raames siis tuvastasime keskused, kohe ka definitsioon, mis see tähendab, keskused on need piirkonnad või need asustuspaigad, kandid, mis on peamiseks tööpendelrände sihtkohaks vähemalt 3 teisele kandile. Ja lisakriteerium, et keskustes peavad olema tagatud teatud teenused, haridus ja tervishoid. Need kõik eeldused või nõuded keskuste määramise puhul said ka täidetud. Teiseks kriteeriumiks oli, et toimepiirkonnad oma elaniku arvu poolest ei tohi olla väiksemad kui 5000. Noh, selline natuke laest võetud ümmargused numbrid, 10 000 on sulgudes, see on selline soovituslik eelmise uuringu antud lävend. Mina võtsin siiski kasutusele 5000 elaniku lävendi. Ja veel üks lisakriteerium, mis lõpuks on päris oluline, et toimepiirkonnad peavad olema sellised terviklikud maa-alad, ei ole nii-öelda lubatud saarelisi üksuseid, muidu tekiks Eestist selline üsna kirju lapitekk. Nii et siin jällegi metoodikas, pikas uuringus on see kõik lahti kirjutatud, täna ilmselgelt on mõistlikum pöörata rohkem tähelepanu tulemustele. Ja kohe ka jõuan tulemuste juurde. 2021 Eesti toimepiirkonnad tööalase pendlerrände alusel. Mustade täppidena on tähistatud keskused. Neile on ka nimed juurde kirjutatud, väike selline Eesti geograafia eksam ka võib-olla. Iga toimepiirkond on värvitud omaette värviga. Tallinna suurt ulatust on siin juba ka mainitud. Valisingi natukene heledama tooni, et ta nii hullusti silma ei torkaks ja kogu pilti üle ei võtaks,
aga jah, Tallinn on suur. Kaks regioonikeskust või regionaalset toimepiirkonda Pärnu-Tartu näol, siis need alla 10 000-sed, 5 000 kuni 10 000 elaniku arvuga toimepiirkonnad on punasega näidatud siin Kärdla, Rapla, Türi, Kiviõli, Põltsamaa, Elva. Ja värvi intensiivsus näitab, kui suur osakaal töötajatest, kes selles kandis elavad, kui paljud neist lähevad keskusesse tööle. ja, ja lisaks veel justkui nagu definitsioonist väljapoole jäävad sellised, ma ei tea, kas võib öelda väikekeskused või kohalikud keskused, millega siin ka eelmine ettekanne suuresti lõppes, et nad definitsiooni järgi ei täida neid nõudeid, et olla toimepiirkonna keskuseks või toimepiirkonnaks, küll aga nad on kindlasti olulised kohaliku inimese jaoks. Me näeme siin neid purpurseid või violettseid kombitsaid siin ja seal üle Eesti, Lihula, Märjamaa, Vändra, Avinurm, Antsla ja teised on küll keskuseks vähemalt 3 teisele kandile, aga elanike arv on liiga väike, et olla selliseks tõsiseltvõetavaks keskuseks. Kindlasti tasub tähele panna ka seda, et kui me vaatame rahvaarvu või elanike arvu Eesti linnades, siis siit pildilt on üsna, kaob ära Narva, me ei näe Kohtla-Järvet, neil lihtsalt puudub selline suurem ruumiline mõju, see nii-öelda toimepiirkond, laiem ruumiline toimepiirkond, kust inimesed sinna tööle läheksid, seda me ei näe, kuigi tegelikult summa summarum need linnad on ju päris suured, Narva suuruselt Eesti 3. linn. Ja kui me räägime siin suurustest ja mõjust, kui kaugele keskuste mõju ulatub, siin Tallinna suur tõmbejõud, siis me saamegi rääkida sellisest kauguskahanemise või distance decay inglise keeli mõttest, kus me saame rääkida sellest, et mida suurem on keskus, mida võimsam on keskus, seda kaugemalt ja seda rohkem inimesi suudab ta enda juurde meelitada. Nüüd siin vasakpoolsel joonte sigrimigri joonisel on meil rõhtteljel on kaugus keskusest, kui kaugel üks või teine kant keskusest asub, ja püstteljel, kui palju sellest kandist keskusesse inimesi tööle läheb ja me näemegi kohe ka siin, et Tallinn, see sinine joon on kõige kõrgemal, see näitab, et Tallinn suudab tõmmata endasse kõige rohkem inimesi. Regioonikeskustest näeme siin kohe ka Tartut ja Pärnut. Natuke kurioosumina võib tunduda Kuressaare sama tase, aga noh, Saaremaa on nagu nimigi ütleb, saareline objekt ja lõpuks Kuressaarde on neil inimestel kõige lihtsam ikkagi minna, kuigi maad mööda, kui merd vahel ei oleks, võib-olla nad läheksid kuskile ka teise kohta. Ja mida allapoole graafiku nurka läheme, siis seda väiksemate keskustega on tegemist. See üks imelik püstjoon, mis justkui liigub teises suunas, on Kohtla-Järve, mis näitab joon siis seda, et päris lähedalt tuleb vähe inimesi, küll aga natuke kaugemal asuvast Jõhvi linnast siiski tuleb päris palju sinna. Nii et tegelikult on ka see loogiline, mitte viga. Ja parempoolsel joonisel me näeme siis sellist hierarhiat, mis, nagu ma olen kunagi varem öelnud, ei ole otseselt kivisse raiutud, aga põhimõtteliselt ikkagi peaks näitama seda, et kui me räägime toimepiirkondadest, siis me peame arvestama sellega, et nad on ebavõrdse tugevuse, ebavõrdse suurusega. Tallinn on 100 korda suurem elaniku arvult kui Türi toimepiirkond. Ja kui me vaatame muutuseid, mida juba Tiit ka korraks mainis, siis mina tooksin siit välja 2 erinevust võrreldes 2011 ja 2021 aastat. 2011 kaardil me näeme selliseid lillakaid või purpurseid toimepiirkondi. Need on sellised väiksed toimepiirkonnad, mis aastaks 2021 on kadunud. Kas inimesed ei käi seal enam nendes keskustes enam tööle või on ka juba rahvaarv nii väikseks jäänud, et nad ei täida emb-kumb kriteeriumitest või mõlemad jäävad täitmata, et need väike toimepiirkonnad, väiksed keskused selles tähenduses on Eestis kadunud ja nagu juba ka varem öeldud,
Tallinn on väga jõudsalt kasvanud. Ja kui nüüd natuke seda püüda ka summeerida või ühele graafikule kokku panna, siis siin on toimepiirkondade rahvaarvud, see pidev punane joon kõrgemal ja sinine joon, noh, punane ja sinine näitab siis seda, et ühed on 10 000-st suuremad, teised 10 000 elanikust väiksemad toimepiirkonnad. Et me näeme, et Tallinn on võrreldes 2011. aastaga, mis on see must kriips, on toimepiirkond olulisel määral kasvanud, pisut on kasvanud ka Tartu toimepiirkond, ülejäänud toimepiirkondade puhul on tegemist kas selge langusega või äärmisel juhul on jäänud enam-vähem samale tasemele, nii et siis võimegi kasutada sellist, noh, võib-olla ei kõla hästi, aga tallinnaseerumise mõistet või tallinnaliseerumine või kuidas iganes seda võib öelda, et Tallinna jõud kasvab. Aga teisest küljest, kui teeme sellise mõtteharjutuse, et kui inimesed ei läheks, Tallinn ei oleks nii meelitav värviliste tulukeste ja kõrgema palga kutse, et kui inimesed pöörduksid kõige lähimasse keskusesse, siis me saame sellise pildi, need mustad jooned siin peal ütleksid seda, et see nii-öelda maakondade Eesti oleks sellisel juhul väga selgelt ikkagi olemas ja tagasi. Keskuste paiknemine ruumis toetab seda, küll aga inimesed ei käi tööl nendes keskustes, vaid nad lähevad suurematesse ja kaugematesse keskustesse. Siis pisut natuke teine asi, et seda Tallinna tohutut jõudu natukene võib-olla vähendada või näidata, et see pilt ei ole nii hull, on, kui me vaatame, milline on teenuste paiknemine Eestis, et seesama Maa-ameti huvipunktide andmestik, 90 000 erinevat huvipunkti on seal sees, sealt on välja sorteeritud võimalikud teenused ja vastavalt sellele, kui palju, mis mitmekesisusega Eestis need teenused on kättesaadavad, on eristatud need kohad, mis justkui võiksid olla Eestis teenuskeskused. Ja ilmselt nad suuremal või vähemal määral on ka. Seal on teatud hulk teenuseid, kuhu siis või mida oleks võimalik tarbima minna, olgu see kaubandus, valitsemine, haridus, meditsiin, midagi muud. Ja pilt on oluliselt kirjum ka ruumi mõttes, Tallinna mõjujõud on oluliselt väiksem, me näeme, et Tallinna ümbruskonnas on palju selliseid väiksemaid teenuskeskuseid. Omaette küsimus on nüüd see, et kuidas inimesed tegelikult liiguvad, need teenuste toimepiirkonnad on siin joonistatud tõenäosuslikult või selle eeldusega, et inimesed lähevad tarbima teenuseid kõige lähemasse keskusesse. Kuidas nad tegelikult liiguvad, ei oska öelda, aga kui me mõtleme selle peale, kuidas me poes käime, siis ma arvan, see pilt tegelikult võiks kattuda, et mõnikord on vaja minna ehituspoodi või aianduspoodi, siis ma usun, et see pilt vastab ka tegelikkusele väga paljudes aspektides. Nüüd võib-olla pisut teine aspekt, aga mis on ka oluliselt seotud toimepiirkondade ja inimeste liikumisega. Meie uuringu üks ülesandeid oli ka vaadata suve ja talve rahvastiku paiknemise erinevust, et inimesed suvel elavad maakodudes, teises kodus, väga paljudel eestlastel on see võimalus. Meil on stereotüüp, et me elame linnalähedases maapiirkonnas, aga jälle, kui me võtame andmed ette, siis see stereotüüp natuke kukub kokku. See siniste joontega kaart näitab neid joonühendusi, mis on tõmmatud inimeste püsielukoha ja teise elukoha vahele. Nii et see nii-öelda ilus maapiirkonnas elamise pilt, mida oleks võinud eeldada, see tegelikult jääb siia ette tulemata. Ja kui numbrid välja öelda, siis 3000 tallinlasel on teine elukoht hoopis Tartus. Nii et selline stereotüüpne pilt justkui kaob ära. Aga kui natuke jälle mängida andmetega ja otsida sealt natuke teistsuguseid mustreid ja võtame selle eelduse, et kõik inimesed kirjutaksid ennast päriselt elama sisse või koliksid elama sinna, kus on nende teine elukoht, siis nende kantide rahvaarv muutuks sellisel määral, nagu see värviskaala siin ütleb. Roheline tähendab, et inimeste hulk selles kandis kasvaks. Me näeme, et mingid rannikualad, Lahemaa, Peipsi põhjarannik, teatud piirkonnad Lõuna-Eestis, saarte rannikualad
rahvaarv kasvaks. absoluutnumbrites ei pruugi olla väga suur, küll aga kuna need kandid on väiksema rahvaarvuga juba täna, siis suhteliselt selline 10, 20, 50 inimese lisandumine võib olla selle kandi jaoks väga olulise tähtsusega, võrreldes näiteks sellega, et kui Tallinnasse või Tartusse koliks 1000 inimest juurde, siis võib-olla ei paneks seda keegi üldse tähelegi. ja ja kõige lõpuks, kui me nüüd oleme ühest küljest jõudnud selleni, et meil on olemas see teadmine, kus on Eestis toimepiirkonnad, millised on keskused, kuidas on olnud need muutused, siis me peame mõtlema ka seda, et millised on inimeste, et see toimepiirkondade pilt tegelikult ju peegeldub tegelikku liikumisvajadust, elu ja töökoha vaheline liikumine, inimestel on vaja tööl käia, et kui hästi mingid teised teenused või teised administratiivsed toimepiirkonnad seda liikumist toetavad, et siia peale nüüd asetatud ühistranspordi infosüsteemi andmestik, millised on otseühendused erinevate Eesti kohtade vahel. Ja siin me juba näeme, et ühendused üldjoones tunduvad päris head olevat, see must justkui nagu rasvakriidina tõmmatud pilt, tegelikult on need andmete põhjal joonistatud, et Tallinn on väga hästi ühendatud, regioonikeskused Pärnu, Tartu samamoodi on ühendused olemas, küll aga me näeme, et näiteks Tallinna toimepiirkonna lõunaosa, mis justkui vajadus inimestel juba on kõige rohkem liikuda Tallinnasse, ühendused on ikkagi kõige paremad hoopis Pärnuga. et see kaardi mõte ilma seda põhjalikumalt analüüsimata ongi see, et me peaksime nüüd kokku hakkama panema erinevaid andmekihte ja vaatama ja aru saama, kas tegelik liikumisvajadus kattub sellega, mis on võimalused, olgu see teenuste paiknemise osas või liikumisvõimaluste osas. aga see oligi selline viimane mõte ja ilma tänusõnadeta panen uuesti ette nii-öelda põhitulemuse Eesti toimepiirkonnad tööalase pendelrände alusel. aitäh! suur tänu, erakordselt huvitav. Ma võtan ühe küsimuse, mis on publikust tulnud ja jätame aruteluks varuks ka veel paar tükki, mis siin on. Küsimus on Ida-Viru linnade kohta, et kas ja see mulje, mille kuulaja sai, on see, et eeslinnastumine ei ole seal kuigi oluline, et kas see tähendab, et inimesed elavad endiselt kortermajades või nendes magalaasumites Ida-Viru linnades? Siin on kaks asja, ma ühest küljest ei julge öelda eeslinnastumise kohta, kuigi need tendentsid, ma olen ise Ida-Virumaalt pärit, ma näen seda, et natuke kaugemale linnast minnakse päris palju, et Toila piirkond, võib-olla ka Alutaguse vald liigutakse Ida-Viru linnadest päris usinalt. Teisest küljest, kui me räägime näiteks Kohtla-Järvest, siis Kohtla-Järve puhul tuleb aru saada, et selline minu näidatud andmepõhine lähenemine on võib-olla natukene liiga tehniline selles mõttes, et ta ei suuda edasi anda tegelikkust, kuna Kohtla-Järve koosneb mitmetest linnaosadest, et meil on Kohtla-Järve, Kohtla linnaosa, meil on Ahtmed ja Purud seal kuskil, et seal näidata ära seda inimeste tööalast pendelrännet on ka natuke keerulisem. aga kindlasti sellisel määral linnast minema kolimist, nagu me näeme Tallinna või ka Tartu ja Pärnu ümbruses, seal piirkondades ma julgen väita, ei ole, jah. Võtame siiski ühe küsimuse veel, see on päris intrigeeriv küsimus, et kuidas mõjutab Rail Baltic Pärnu toimepiirkonda? Kas see suurendaks Pärnu toimepiirkonda või suureneb sealt hoopis pendelränne Tallinnasse, kui saab kiiresti Tallinnasse Pärnust tulevikust? Noh, niimoodi naljaga pooleks võib öelda, et hoopis kõige tähtsamaks keskuseks muutub Urissaare sel juhul, kus on selle Eesti ühenduse lõppjaam. Ma
ühest küljest kindlasti Tallinna kättesaadavus paraneb, aga teisest küljest peab aru saama ka seda või meeles pidama seda, et ka Pärnu kättesaadavus Tallinna poolt vaates paraneb, Mhm. et tahaks loota, et see on selline mitte ainult väga tugevalt ühesuunaline mõju, vaid mitmesuunaline mõju. Väga hea ja praeguseks suur tänu. Usun, et me diskussioonis jõuame nende teemade juurde veel tagasi. Meil on veel üks ettekandja ootel, Anneli Kährik, samuti Tartu Ülikoolist ja on hiljuti analüüsinud eluaseme kättesaadavust ja trende, mis sellel maastikul valitsevad. Ja vahepeal on mul suur hea meel ka öelda tere tulemast Ando Kivibergile. Väga suur rõõm, et said siiski liituda hoolimata tihedast ja, komisjoni ja päevakavast. ma vabandan, tõesti, see komisjonide ühisistung oli päris kirglik praegu, nii et ma sealt ikkagi natukene murdsin ennast välja, aga aitäh, et te kannatasite ära oodata. Suur aitäh tulemast. Anneli, ole hea, sõna on sinul. nii, tere kõigile minu poolt ka. Vaatame, kuidas minu slaidid siin ennast näitavad. kuidas Väga hea. Kohe tund- esimesel katsel õnnestumine. loodame, et need edasi ka liiguvad. et eluaseme teema ja et see on kindlasti väga tihedalt seotud kogu selle rände temaatikaga ja asustuse arengu temaatikaga, et ühtpidi on see eluase ju selline, mis kui see on, siis ta ka inimesi ja kui ta on kvaliteetne, et siis ta ka inimesi tõmbab ja teistpidi ta on ka selle rände tagajärg ja nõudluse tekitaja, et nii ja algatuseks siis ütlen, et see eluasemeuuring ei ole siis tehtud otseselt üleriiklise planeeringu asustuse uuringu raames. et siin on tegelikult paralleelselt käimas, autorid on nii Tartu Ülikooli teadlased kui Eesti Kunstiakadeemia teadlased, nii üle-eestiline Eesti taskukohasuse uuring, taskukohase eluaseme uuring kui ka siis spetsiifilisemalt sissevaatega Tallinnas Tallinna taskukohase eluasemepoliitika arendamise võimaluste analüüs. ja just see Tallinna analüüs on nüüd põhimõtteliselt kohe meil ka juba valmimas ja Eesti uuringuga läheb veel umbes kuu aega, et siis on ka need tulemused kättesaadavad. Ja miks see eluaseme teema siis on ka kirgi kütnud siin viimasel ajal just eriti ja sellise poliitika vaatenurgast, et kas me peaksime sellisest eluasemepoliitika puudusest ja vaakumist hakkama nagu vaikselt välja tulema ja natuke tasakaalustama neid turumajanduse tekitatud tagajärgi ja protsesse, et noh, mitte ka nagu kindlasti kõigele ei ütlema, et pigem siin ongi nagu vajalik mõelda, et kas oleks selline mõistlikum tasakaal tarvilik. et Eesti eluaseme hinnad on tõesti väga kõvasti tõusnud viimase 20 aasta jooksul ja ka üürihinnad on väga kõvasti tõusnud. Küll siin, kui panna juurde ka sissetulekute tõusud, ei ole muidugi see olukord nagu nii dramaatiline, aga kindlasti selline väiksem taskukohasuse halvenemine üle terve Eesti on aset leidnud ja kui vaadata Tallinna ja suuremate linnade piirkondi, siis lähemalt, et siis seal me näeme ikkagi juba üsna kriitilist eluaseme taskukohasuse vähenemist. Aga täna siis vaatame nagu pigem sellist üle-eestilist pilti ja regionaalseid erinevusi, et siin on erinevused üsna suured. Ja mis sellist eluasemehindade tõusu siis eelkõige on põhjustanud, ongi nagu selline eluasemete investeeringu väärtuse tõus ja märkamine, et ühtepidi on sellist investeerimiseks vaba raha jäänud siin erinevate tegurite tõttu nagu rohkem üle, nii et on tekkinud huvi eluasemetesse investeerida, nii eluasemetesse siis eelkõige. Ja eluase on jah muutunud kaubaks ja samuti ka sellised makromajanduslikud põhjused,
ja energiahindade ja eluasemekulude üleüldine tõus, mis on selle olukorra taga suuresti. Ja tõesti, et kui me eluasemehindade mõttes oleme siin ka lähenemas juba nagu Euroopa tippriikidele, Hollandile ja Põhja-Euroopale, et siis Ida-Euroopa riikidest oleme juba täna kõigist esimesel kohal eluaseme hindade taseme osas. Ja kindlasti vajaksin alguses äraütlemist, et mis see taskukohane eluase siis on või mille poole me peaksime pürgima, et noh, meie oleme siis oma uurimisrühma poolt sellise määratluseni jõudnud, tuginedes siis erinevatele teadustöödele, mis on selles vallas tehtud ja Eesti kontekstile, et eluase on taskukohane siis, kui selle hind, üür ja igakuine kulu võimaldavad leibkonnal elada piisava kvaliteediga kodus, ilma et see koormaks liigselt nende eelarvet. Ja siin ongi siis, eks ole, 3 komponenti, et me räägime siis, seda mõjutavad eelkõige inimeste sissetulekud, siis kulude tase ja kindlasti on oluline ka kvaliteet. Et me ei saa ka kvaliteedis liiga palju alla anda ehk hakata ehitama liiga väikseid elamispindasid, mis kipub olema ka täna Eestis trend, või siis jätta eluasemed ajakohastamata, et siis mitte kulusid kergitada, et see peab olema ikkagi tasakaalus. Ja rääkides taskukohasusest, on meil siis kindlasti oluline see, et eluaseme hind, mille eest saab eluaseme soetada, oleks keskmistele leibkondadele kättesaadav ja siin me vaatame siis aasta leibkonna netosissetuleku taset ja millist eluaset selle eest saab soetada ja ütleme, et kui leibkond saab 3 aasta netosissetuleku eest eluaseme osta, et siis kui hinnad on selles piirkonnas sellised, mis seda võimaldavad, et siis on eluase taskukohane. Et see määratlus siis tugineb ka sellisel valdkonna laiemal uurimistööl. Ja üürieluaseme osas ütleme, et kui üür jääb alla 25% leibkonna sissetulekust, siis loeme seda taskukohaseks ja eluasemekulude, kogukulude osas ütleme, et kui eluase meest peab välja käima leibkond vähem kui 40% oma sissetulekust, siis on see taskukohane. Ja kui nüüd minna kohe tulemuste juurde, siis meil tekivad siin kohe pildile sellised väga olulised piirkondlikud erinevused. Et kui me vaatame ainult Tallinna, kui me vaatame ainult Eesti suuremaid siis linnu, näiteks Tallinnat ja Tartut ja Pärnut, siis me näeme siin ikkagi üpris selget sellist taskukohasuse vähenemist. Ehk siis, kui see keskmine joon siin näitab eluasemete soetamise sellist kriitilist taskukohasuse piiri, et siis kõige vähem nii-öelda taskukohase hinnaga ja sellest piirist kaugenev on Tallinna linn ja Tallinna tagamaa samamoodi. Ja Tallinna väga kannul on ka Tartu ja Pärnu linnaregioonid. Ja kui me vaatame, kes on siin kõige alumistel positsioonidel, et siis Kohtla-Järve, Valga ja siis Narva on ka tulnud aastast 2010 jõulisemalt allapoole ehk nendes linnades on siis taskukohane eluase vägagi kättesaadav, et tekivad sellised huvitavad käärid siis erinevate piirkondade vahel. Ja ütleme, sellised keskmised siis eelmise jutu põhjal sellised regioonikeskused siis, mis on väiksemad kui Tartu ja Pärnu, et seal on hinnatase täiesti selline taskukohasuse piiril. Nii.
ja põhimõtteliselt see kaart siin peegeldab ka sama olukorda, kus me siis vaatame, et kui suure osakaaluga, et kui siis taskukohaseid eluasemeid on vähem kui kolmandik kõigist pakutavatest eluruumidest, et siis need tumedad laigud siin tähistavad just neid kante ja Eesti piirkondi, kus eluase on kriitiliselt juba mitte kättesaadav. Ja kindlasti mängib siin väga suurt rolli eluasemete üldine vanus, ehk et kui me võrdleme erinevatel aastakümnetel ehitatud eluruume, et siis kõige selgemalt tuleb välja just see nõukogude perioodil ehitatud korterite elamufond, kus eluaseme hind on tegelikult täiesti taskukohane. Ja sellest siis kõige rohkem eemaldunud on kõige uuemad korterid, mis on peale 2011 aastat ehitatud ja samuti ka uuemad korterid siis, mis on natuke vanemad ja ajaloolised elamispinnad ehk siis enne 40. aastat ehitatud eluruumid, kus siis taskukohasus on ka üsna juba kehva. Et eks see pilt nagu peegeldab ka väga paljuski seda, et kui me mõtleme Narva või Kohtla-Järve peale näiteks, et kus elamufondis väga tugevalt just teatud elamufond eksisteerib, et mille pärast seal ka eluaseme hinnad kättesaadavad on ja noh, vastupidi, et jah. Nii, ja nüüd minnes selle teise teema juurde, et eluasemekuludega koormatus, mis peegeldab siis sellist igakuist kulude tasumisega hakkamasaamist leibkondade poolt, et siin me tegelikult näeme ka sellist koormatuse pidevat tõusu võrreldes eelmiste aastakümnetega. Ja eelkõige, kui siin kogu elanikkonna hulgas on selliseid, kes maksavad siis eluaseme eest rohkem kui 40% oma sissetulekust, 12,7%, siis kõige suuremaks riskirühmaks on just madalamat 20% tulu teenivad leibkonnad, kelle hulgas on koormatuid üle poolte. Ja samuti on riskirühmaks siis ka turuhinnaga üürijad ja eriti kui need kaks riskitegurit omavahel põimuvad, ehk et on madalamat tulu teenivad leibkonnad ja nad on sunnitud üürima või omama siis sellist eluaset, mille eest nad maksavad igakuiselt laenu tagasi, et siis on olukord kõige dramaatilisem. Et see joonis siin näiteks peegeldabki seda, et kui sa oled nii-öelda siis madalamat 20% tulu teeniv leibkond ja kui sa üürid või omad laenumaksega, et siis nendest on ligi 100% leibkondadest kuludega koormatud. Ehk et see on selline strukturaalne siis ebavõrdsuse küsimus, millega noh, on ikkagi nagu väga vaja tegeleda täna selleks, et inimesed püsiksid pinnal ja saaksid oma kuludega hakkama ja et oleks sellist pakkumist rohkem, mis oleks kõigile jõukohane. Et kindlasti ka noorte teema laiemalt ja põlvkondlik ebavõrdsus, mis on siis kasvamas, et kuna jõukamad vanemad saavad nagu ilmselgelt aidata ka oma noored paremini järjele, et siis vastupidi, need pered, kes ei saa oma noori niivõrd toetada, et siis nendel noortel on võimalused oluliselt väiksemad tänases olukorras. Ja mida me oma uuringutes oleme ka vaadanud, on siis eluasemete kvaliteedi küsimus, et kuidas jaotuvad siis sellised renoveerimistegevused üle Eesti ja kuhu ehitatakse uusi eluruume, sest et ilmselgelt, kui sul on kvaliteetne ja kaasajastatud elamispind, siis tulevad sinna elama ka vastavalt rohkemad leibkonnad ja seal, kus elavad jõukamad, seal toimub jällegi rohkem
kaasajastamist. Ja siin me näeme ka ikkagi sellist väga tugevat koondumist Tallinnasse ja Tartusse ja Pärnusse nii uuse ehituse vaatenurgast kui siis ka KredExi toetusega renoveeritud korteri osakaalu vaates. Ehk et selline ebaühtlane jaotumine peegeldab siis ka seda pilti. Ja nüüd lõpetuseks siis ka, et kuidas nende eelmiste trendidega, millest Anto ja Tiit rääkisid, saaks ka paremini siis arvestada eluasemepoliitikas. Sest et noh, kindlasti võib soodsama hinnaga eluaset näha kui ühe sellise kahanevate piirkondade arengu võtmetegurina. Samas ei ole see eluase ka kindlasti nagu see, mis paneb kõik piirkonnad õitsema, aga samas, kui ei ole üldse seda kaasajastatud ja uut elamispinda, et siis ei taha sinna ka inimesed tööle ega elama tulla, et see on selline mõlemat pidi seotud nähtus. Ja kokku võtan siis ka sellise probleemistiku sellise slaidiga, et noh, ongi ühtepidi see linnaregioonide probleem, et kus siis taskukohasuse probleem on kõige suurem ja see mõjutab siis päris palju erinevaid valdkondi, mis omakorda omavad sellist mõju siis majandusele ja konkurentsivõimele ka nii piirkondades kui sellistes piirkondades, kus eluaseme hind või kahanevates piirkondades kui ka piirkondades, kus eluase on väga kallis ja enam ei leia inimesed omale eluaset ja nad on sellepärast sunnitud ka oma tööst näiteks loobuma, ja toomegi siin välja nagu siis kaks sellist erinevat case'i, et üks selline meetmete võimalik komplekt, mis aitaks soodustada just sellist taskukohaste eluasemete pakkumist suure nõudlusega linnapiirkondades. Ja teine pakett siis, mis keskendub rohkem kahanevatele linnadele. Oma uuringutes me oleme vaatanud ka selliseid, noh, et seal me oleme pakkunud välja oluliselt rohkem meetmeid, aga täna siis mõttearenduseks võib-olla sellised ideestikud. Et kindlasti on meie soovitustes olulisel kohal avaliku ja erasektori partnerlused, et ei ole mõistlik see, et kohalikud omavalitsused oma raha eest ja hakkaksid ise haldama nagu väga suurt osa elamispinnast. Et siin oleks ikkagi mõistlik lasta tegutseda erasektoril ja omavalitsust toetab siis maapoliitikaga, mis on meie arvates võti ka sellisele tõhusale eluaseme valdkonna arengule. Ja kindlasti soodustada planeerimis- ja menetlusprotsesside kiirust ja soosides siis eriti mittetulunduslikke ja kulupõhiseid eluasemepakkujaid. Ja alakasutatud maa ja kinnisvara kõrgem maksustamine, et kuna tegelikult on nendes linnades ka päris palju maad, mis lihtsalt seisab jõude ja on alakasutatud. Ja teatud protsent uusarendustest taskukohase hinnaga, et ohjata segregatsiooni kasvu. Ja lõpuks siis ka kahanevate piirkondade soovitused, et kindlasti selline taaskord nagu see teema, et kuidas just tuua sellist elavdada elamuehitust ka sellistes piirkondades, kus turg sellega ise ei toime ei tule, et ületada turutõrkeid ja soodustada niimoodi ettevõtluse ja tööjõu mobiilsust. Siis eluasemelaenude käenduste pakkumine, mida juba tehakse ka täna, et mis on kindlasti jätkuvalt hea meede, ja siis renoveerimistega seotud lahendused. Et sellised mõtted minu poolt ja ootan ka küsimusi veel teilt ja edasisi mõttearenguid.
suur aitäh ja mulle väga meeldis, et sa ka need meetmed välja tõid ja tegelikult ju see on täiesti ahjusoe uuring, et isegi tellija ei ole veel asunud selle üle põhjalikumalt arutama, nii et unikaalne võimalus sellest praegu siin kuulda ja selle üle siin juba ise täna arutada. aga ma praegu hoian ennast küsimustega tagasi, mul muidu mõni oleks. Ma hea meelega nüüd annaks Reilile sõna, Reili Rand Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja et natukene nagu ühe suunav küsimus ka, et me tegelikult ju oleme seda regionaalselt tasakaalustatud arengut Eestis ju pikalt tahtnud, pingutanud, aga no midagi pole teha, on ju, väga vastuvoolu on see tegevus olnud ja praegugi selgus, et need trendid on kõik või suurem osa neist on pigem teises suunas, et liigume linnriigi poole, nagu Tiit seda ühes kokkuvõttes tabavalt sõnastas. Et kas midagi tuleks muuta selles regionaalpoliitika niisuguses lähenemises ja meetmestikus? Aitäh ja tere minu poolt. Ma alustuseks veel kord omalt poolt ka tänan kõiki eelkõnelejaid. Need ülevaated ja andmed, mida te jagasite, olid väga tänuväärsed ja olulised. Et ma arvan, et ka meie majja siin Riigikokku oluliseks sisendiks. Aga natukene vastates Tea sinu küsimusele ja avades natuke tausta ka enda positsioonist, mis kogemuse pealt ja ma kõnelen, siis sotsiaaldemokraatide suust ei tule see kindlasti üllatusena, et meie mure on olnud väga pikalt, et me liigume sellise kahetasandilise või kahekihilise Eesti poole. Ja kindlasti ei saa ette heita, et me ei oleks selles osas meetmeid välja pakkunud, aga ma kohe tulen ka nende konkreetsete meetmete juurde tagasi ja võib-olla kitsamalt. Ma kardan, et me täna kogu regionaalpoliitikat ära ei suuda taaskord lahata, aga seal on meil hulganisti ettepanekuid, mida ma loodan, Ando, sina hoiad siis uues koalitsioonis. Aga endise omavalitsusjuhina, kes ma 10 aastat tagasi Hiiumaal 1-4 omavalitsuse juhtimise juurde jõudsin ja sealt edasi tegelikult ülesaarelist Hiiumaa valda üles ehitasin, tegime me ka Hiiumaa sees veidi teistsugust regionaalpoliitikat ja pidasime oluliseks ka selles justkui mandrilt vaadates väikses asustusüksuses teha sellist tõmbekeskuste põhist mudelit või miniversiooni, et me lõime suure valla sees tugevad osavallad, kus siis kõik teenused olid tegelikult endistes vallakeskustes jätkuvalt saada. Ja ma arvan, et see on selles mõttes jätkuvalt hea edulugu ja ma olen kõik need 10 aastat rääkinud seda inspiratsiooniks nii teistele omavalitsusjuhtidele kui ka riigi tasandil, et Eesti on piisavalt väike, et me võiksime julgeda teha selliseid võib öelda rätseplahendusi ka regionaalpoliitikas, et me nägime seda väga mitmekihilist kaarti erinevate näitajate poolt, et lähenedes sellise parem erakondade loogikale, kus turg paneb kõik paika ja riik peaks võimalikult vähe sekkuma, no siis me jõuamegi selliste kaartide ja prognooside juurde. Et ma arvan, et vähemalt eluasemepoliitikas me võiksime tulla kõik erakonnad nagu ühe tõdemuse juurde, et ma usun, et keegi ei taha seda mudelit, seda pealinna koonduvat Eesti mudelit. Aga et mis need lahendused siis on? Me oleme nüüd 34 aastat näinud, kui riik ei sekku, mis siis juhtub? Väga markantne näide jälle sealt samalt Hiiumaalt, et me näeme, kuidas ka eluaseme probleemid ongi ju tõesti siis kättesaadavuses erinevad. Tallinnas oli siin juttu, peamine on kättesaadavus tasuvuse või taskukohasuse osas. Maapiirkondades siis selle üldse kvaliteetse eluaseme olemasolust võtsin siit välja ka ühed uuringu tulemused, et kui Tallinnasse on viimase 10 aasta jooksul ehitatud üle 1000 kortermaja, siis ülejäänud Eestisse kokku vaid 50. Ja see markantne näide Hiiumaalt on see, et Hiiumaa viimane
või ainuke taasiseseisvunud Eesti ajal ehitatud kortermaja neid on üks ja seegi on siis sellise nõukogudeaegse paneelmaja skeletile, ma ütleks, rajatud. ja mingil põhjusel see turg ei ole ju tulnud sinna ise ja hakanud üürielamuid rajama. ja tulleski siis võib-olla selle kommentaariga selles, et mis need regionaalpoliitilised meetmed ja just maapiirkondade vaates võiks olla, siis ma arvan, et tegelikult on meil ju juba kõlanud ettepanekuid ja ka teiste riikide praktikat piisavalt üle võtta, et siin paar aastat tagasi rakendatud üürielamute programm, mis ju perioodil 2017 kuni 2019 väga lühiajaliselt, mis ta meil käivitus, selle ajaga rajati üle 500 energiatõhusa üürikodu ja see on üks konkreetne meede, kus omavalitsused üle Eesti täna tunnevad seda vajadust, kus KOV üksi ei suuda. siin me võime jälle lahata neid KOV rahastuse valukohti, et kui me räägimegi, et see omavalitsuse rahakotist enamus tuleb sellelt tööealiselt elanikkonnalt ja me nägime siin rahvastikuprognoose, mis need tendentsid ja muutused on, siis omavalitsuse võimekusel on teatavad piirid ees. Mul on hea meel, et eelmine aasta üks ümberjagamine sai tehtud kurikuulsa Robin Hoodi nime all, aga me ju kõik saame aru, et see ei lahenda probleeme, see oli pigem plaaster haava peale, et suuremad kahjud ära hoida. Et ma väga südamest loodan, et siiski ka uus koalitsioon leiab vahendeid selle üürielamute programmi taaselustamiseks. Ma arvan, et ka need mudelid, kus on kolmepoolne koostöö olnud, on see erasektor, kohalik omavalitsus ja riik kolme peale kokku rajanud üürielamuid, et võiks anda indu, et sellega edasi minna. Samuti jah, meil on väga tänuväärselt erinevad käendusmeetmed, aga tegelik praktika on ju ka sealt välja toonud, et nende rakendumine päris vajadustele ei vasta. Et üks ettepanek, mida sotsiaaldemokraadid on varasemalt teinud ja ka siin markeerin üle, et tegelikult teha need eluaseme käendused siis taskukohasemaks, on see siis läbi siis Maaelu Edendamise Sihtasutuse. ja MES loomulikult läbi siis MES-i laenuportfelli suurendamise või mis on need konkreetsed meetmed, et seda riski, millega MES arusaadavalt proovib hajutada, et see omakorda siis laenusaajatele ei muudaks seda seetõttu mitte kättesaadavaks. Aga ma vaatan, Tea, on mul veel aega natuke vuristada või ma pean juba oma laused kokku võtma? Paar minutit veel. Ma kirjutasin nii palju märkmeid üles, et ma üritan ruttu ette vuristada need mõtted. Aga tegelikult olemasolevate siis tingimuste ülevaatamise, mis puudutas neid eluasemelaene, ma ikkagi markeerin siin ka näiteks sellesama hajaasustuse toetus, mis justkui ei ole väga selgelt eluaseme meede, aga mis aitab kaasa ikkagi või tegelikult ikkagi on eluaseme meede, mis maapiirkondades seda kodu rajamist, kodu olemasolu kvaliteeti selgelt panustab ja kus me ikkagi näeme ka, et see surve riigil raha välja tõmmata on iga aasta üha suurem ja jätta KOV-id selles osas üksi, et ma loodan, et sellele kiusatusele ikkagi seistakse vastu. Ja ma arvan, et tulles nüüd selle laiema regionaalpoliitilise poole peale ja tahtsin ära markeerida selle noorte teema ja taaskord selle erinevate prognooside mõju. Et ma alustan jälle veidi kaugemalt, et erinevatel rahvastikuprognoosidel on väga lai mõju, et jälle mäletan omast kogemusest, miks ma jagan seda, on see, et ma loodan, et see on jälle üks õppekoht, kes meil on siin ka ministeeriumitest või erinevatest riigi eurotoetuste rakendusüksustest,
et omavalitsusjuhina põrkusin kokku näitega, kus soovisime Hiiumaale rajada uut kooli Euroopa Liidu toetusega ja toetusmeede väga selgelt oli seotud rahvastikuprognoosiga, selgelt sündivuse põhise rahvastikuprognoosiga. Ja meie kangekaelsus Hiiumaal oli tollal selline, et me üritasime siis selgeks teha, et me ei ole nõus tegema kooliprojekti sündivusele põhineval rahvastikuprognoosil, sellepärast et me nägime, kuidas ränne meid väga positiivselt mõjutab ja tehes nii suurt investeeringut, sa pead nägema ette või proovima ennetada võimalikke riske või mõjusid siis, mis pärast sulle nii-öelda tagasi tulevad. Ja tegelikult me nägime kurja vaeva, et haridusministeeriumile seda selgeks teha, et meil on maapiirkondi, kus tegelik ränne võib rahvastiku arvu mõjutada positiivselt. Me tol hetkel selle võitluse peaaegu murdsime väikeste kompromissidega, aga väga oluline, et meie erinevad toetusmeetmed, mis on just mõeldud siis nende piirkondade avalike teenuste arendamiseks, ehitamiseks, ei oleks lähtekohaga ainult see, et me kõik hääbume ja me kõik tõmbame koomale. Et omavalitsused on täna need, kes seal kohapeal peavad hoidma seda usku ja töötama igapäevaselt selle nimel, et oleksid võimalikud ka need teised mudelid, mis siin esimeses ettekandes välja olid tulnud. Et alati ei olegi vaja seda rahapakki juurde, vaid on vaja, et need meetmed, mis meil riigis kasutada on, oleksid tegelikult kooskõlas vajadustega ja usaldaks ka seda kohalike omavalitsuste praktikat ja kogemust, et näha ka sellist perspektiivi ja positiivsemat tendentsi, et seadsime kunagi omavalitsuse strateegias eesmärgiks 10 000 hiidlast. Tol hetkel oli 500 elanikku puudu, täna on meil 200 elanikku puudu. Eesmärgi täitmiseni on 5 aastat minna, Hiiumaa vald pingutab selle nimel edasi. Aga ma vahepeal annan vist sõnajärje edasi selles mõttes, et ma arvangi, et see lõppjäreldus on see, et riigi roll selles mõttes loomulikult on regionaalpoliitiliste meetmetega laiemalt toetada, teha erisusi. Noh, ma arvan, et minu jutt kedagi ei üllata, kes on sotsiaaldemokraate varasemalt kuulanud. Me näemegi, et turg paneb paika loogika, kahjuks ei hoia seda elu maal või elu pealinnast kaugemal ja kahjuks ei aita ka inimesi pealinnas, kelle sissetulek ei ole mitte seal kõige kõrgemas otsas. Et eluasemepoliitika selgelt vajab riiklikku plaani ja nii rahalisi meetmeid kui ka regulatsioonide ülevaatamist. Suur aitäh sulle ja see ei ole selles mõttes, et ära nüüd arva, et sa enam seminari lõpuni välja sõna ei saa. Me ikkagi loodame, et meil on ka veel paar küsimust ka rahva seast. Ühesõnaga, mulle väga kõnekas oli see, mis sa ütlesid, et kui me lähtume nendest kahanemisprognoosidest, siis need muutuvadki ise täituvaks, samal ajal kui võib-olla muidu see kahanemine, mida praegu see prognoos näitab, võib ka teistsuguseid arenguid olla ja võib seda kuidagi tugeva vastutegevusega siiski teatud juhtudel õnnestuda ka pidurdada või pöörata, on ju, et selles mõttes sinu seisukoht väga selge, suur aitäh. Ando, et liigume sinu juurde edasi, et kas sulle ka tundub, et see jõe vesi tuleb ikkagi teisipidi voolama panna või siis ikkagi ka see kuidagi see nutikas kahanemine ja regionaalpoliitika ümbermõtestamine. Kuidas sa sellel teljel ennast positsioneerid või ka Eesti 200 poliitikat positsioneerid? Ja no kõigepealt väga suur tänu, ma olen üllatunud, et te minu peale tulite üldse ja ka tänan ja tunnen ennast meelitatuna. Nüüd, mis puutub jõgede pööramisse, siis ma olen eluaeg olnud vastuvoolu ujuja ja mõnikord on see ka päris hästi õnnestunud, et selles mõttes võib-olla ei olegi kõige halvem plaan igaks elujuhtumiks, mõnikord võib töötada, mitte alati, aga mõnikord. Nüüd mõned märkused ka, et ega ma asjata ei kuulu parempoolsesse erakonda, ikkagi ilmavaate küsimus ja mina siiski usun turumajandusse väga
ja näen selle toimimisse ja arvan, et sekkuma peab nutikalt seal, kus turg ei taha töötada hästi. Selles osas ma arvan, me oleme Reiliga ühte meelt, et pelgalt turule loota olukorras, kus me näeme, et see ei taha mingites kohtades vajalikul määral toimida, tuleks seda teha. Ja nüüd, mis puudutab, jõuame regionaalpoliitika juurde, jõuame rahvastiku siis, ma ei tea, asupaikade juurde ja nende muutuste juurde, mis meile ei meeldi, mida me Eestis näeme. Nüüd, ma olen tõesti kirglik regioonide arengu eest seisja olnud ka enne seda, kui ma poliitikasse tulin ja tõesti, seal on kaks olulist võtit, et mille puhul ma arvan, me saaksime midagi teha nii-öelda avaliku sekkumisega. Esimene võti on mõelda, eks ole, välja, kuidas me saame soodustada tööpakkumiste kasvu regioonides. Mis need viisid on, kuidas meelitada investeeringuid piirkondadesse, kus ei ole piisavalt tööjõudu saada. See on triki küsimus. Sest loogika ju ütleb, et investeeringud lähevad sinna, kus on saada piisaval hulgal ja vajaliku haridusega ettevalmistusega tööjõudu. Ja võib-olla siin on nüüd kaks momenti, et kuidas saaks just nimelt selle ettevõtluse investeeringute soodustamisega ja eluaseme poliitikaga seda ülesannet, seda tervikülesannet lahendada. Et üks idee, mis mul tegelikult juba mõnda aega on, et siin oli enne jutt oli üürimajadest. Mina arvan, ilmtingimata võib-olla ei pea tegelema üürimajade ehitamise korraldamisega maksumaksja abil, maksumaksja toel. Küll aga võiks töötada meede, nii-öelda elluostaja meede, kus kohalikud omavalitsused näiteks ühest küljest soodustades enda piirkondadesse mingisuguste investeeringute tekkimist ja töökohtade tekkimist nüüd ühtlasi koos nende samade tööandjatega loovad meetme, kus ütleme siis niimoodi, sõltumata omandivormist, sõltumata eluaseme omandivormist omanik saab küll täis üüritulu, aga see kompenseeritakse sellesse omavalitsusse tööle asuva spetsialisti siis üksikisiku tulumaksu laekumise mingi teatud perioodi vältel. Ja nüüd ma räägin ära, miks ma arvan, et see võiks töötada, miks see peaks olema kindla tähtajaga meede. Näiteks, et ma rääkisin elluajastaja meetmest, aga see pruugi ainult elluajastaja olla. See võib olla ka inimene, kes soovib lihtsalt elukohta vahetada, näiteks ei soovi enam suuremas linnas toimetada, tal meeldib väiksem ja rahulikum elukeskkond, tal on töö ootamas, aga siis ümberasumine, millega on seotud alati suured kulutused. Teine samasuguses olukorras on inimene, kes lõpetab mingi erialal õppeasutuse, sõltumata sellest, kas tegemist on ülikooliga, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutusega. Ja sa valid tööpakkumisi ja nüüd sul on valikus ikkagi omavalitsused, kes pakuvad sulle näiteks 3 aasta vältel turutingimustest poole soodsamat üüri selle 3 aasta vältel. Ja see on nüüd see aeg, mille vältel, kui sa oled olnud seal tubli, eks ole, sa oled teeninud omale spetsialistina korralikku palka, sa oled saanud jalad alla kogunud näiteks ka juba sissemaksu raha, et ostuda endale, võtta pangalaenu ka oma elamispind. Ma räägin praegu hästi lihtsustatult, sest neid asju, kindlasti on sellel ideel ka puudusi ja nõrkusi, aga siin on see lugu nüüd, et esiteks me sellisel juhul ei võtaks ära või ei kahandaks
nüüd nendel väikestelgi turgudel toimetavate kinnisvara pakkujate, eks ole, võimalusi ei kahandaks, ei ahendaks neid. Ehk siis nad ei tajuks, et riik või kohalik omavalitsus tuleb nende nii-öelda elu rikkuma, eks ole. Nad saavad täpselt samasugustel alustel edasi võistleval alusel toimetada oma turul. Aga, ja võib-olla see hoopis motiveerib, eks ole, ka siis neid arendusi ellu viima, milleks muide regionaalselt võiks tõesti olla toetusmeetmed, et seda nii-öelda seda tururiski ja seda turutõrget, eks ole, alandada. Ja siin käis jutust läbi ka nüüd siis Maaelu Edendamise Sihtasutuse meetmed. Need on seotud tegelikult reeglina. Ilmtingimata ei pea ka seal olema ju veel mingi täiendav laenuportfell pakkuda, vaid piisab laenugarantiidest. Reeglina ju, mis on see põhimure, kui inimesel meeldib mingis väiksemas asulas elamine, tahab endale sinna soetada midagi, ta ei saa pangast laenu mitte sellepärast, et ta ei oleks piisavalt maksejõuline, vaid sellepärast, et pank ei usalda tema ostetavat vara piisava tagatisena. Nüüd, aga kui sellele laieneb näiteks Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt antav laenugarantii, siis ta annab hea meelega. Ja see on kogu sekkumine. Suure tõenäosusega ei olegi seal avaliku rahaga vaja sekkuda, aga sul on pangale antud vajalik garantii, et ta on samadel tingimustel saaks seda laenu, eks ole, sellele inimesele anda, kes võib elada piirkonnas, kus muidu, kuidas öelda, pangad on tõrksad. Et eks need meetmed võib olla mitmeid, aga kindel on see, et nende probleemidega tuleb teadlikult ja süsteemselt tegeleda. Ja nüüd tulles tagasi selle jutu alguse juurde, et koalitsiooni läbirääkimised käivad, ma ei tea, kas see on nüüd lohutav teadmine või on see hoopis hirmutav teadmine. Aga see, et Kapo aastaraamatus esimest korda märgitakse ära majanduslik kitsikus, majanduslik mahajäämus, piirkondade majanduslik mahajäämus julgeolekuriskina, see ma panin tähele läbirääkimiste laua taga, nii mõnelgi inimesel ütles niimoodi, pani suu kinni ja pani tähelepanelikult kuulama. Et võib-olla on toimumas mingisugune diametraalne nihe, sest nagu me teame, meil on sellised väga jõulised, ma ütleksin religioosselt jõulised rahandustüübid on riiki valitsemas pikka aja vältel juba, kes arvavad, et maksuerisused on väga halvad asjad, neist tuleks üldse rääkida. Ja regioonide, ma ei tea, eraldi toetamine on saatanast ja nõnda edasi. Et selles mõttes mina vastupidi, mina arvan, et sekkuda tuleb mõistlikul määral ja tuleb turutõrke korral, aga täpselt nii, et kui turutõrkest üle saadakse, et siis ei tekiks teine probleem, see pendel läheks siis teise serva. Eks, et ikkagi toimiv turg on siis, kui seal on võistlus, kui on klient, kelle nimel pingutatakse ja kui on pingutus, siis on ka tulemus. Väga hea, et ikkagi proovime vastuvoolu edasi sudida lihtsalt et kas me suudame teha meetmeid, mis on niivõrd nagu ise tasuvad ühel hetkel, on ju, et leida see kõige ise tasuvam meetmestikk, mis samal ajal meile selle eesmärgi ikkagi kätte toob. Ma tahaks nüüd meil on alles jäänud 12 minutit, ma tahaks 2 küsimust kindlasti puudutada, mis on meil siin ka tulnud vestlusaknasse. Ja üks ongi selline laiem, et ma saan aru, et need poliitikud on rääkinud, et ikkagi sumame vastuvoolu edasi. Tegelikult siin üks küsija vähemalt küsib, et kas ikkagi tuleks ka kuidagi ümber mõtestada, et kas see info sellest, et meil on mingisugused väga tugevad trendid, et kas see nii-öelda juhitud kahanemine või et kas see üldse kuidagi mängu peaks tulema. Ma hea meelega annaks kõigepealt teadlastele sõna, et kes teist soovib, Tiit, Anto või Anneli, et kas nüüd see lähtekoht, et me peame jätkuvalt ikkagi vastuvoolu pingutama, lihtsalt olema veel targemad kui seni nendes pingutustes, eriti kuna see piirkondlik mahajäämus on ka julgeolekuoht, mis oli väga hea osundus või täiendus kogu sellesse diskussiooni. Et kuidas te nüüd teadlastena vaatate sellele, et me selle juhitud kahanemise mõtte paneme ikkagi kõrvale ja lähme ikkagi selle
tasakaalustatud regionaalse arengupoliitikaga jätkuvalt edasi. Kes teist tahaks, Tiit, Anto, Anneli? Jah, võib-olla ma siis teen algust, et kui kõigepealt veel selle esimese väga hea kommentaari juurde tulla, siis tõepoolest see oli hästi üldine pilt, mis me täna rääkisime ja kahte asja võib-olla peab natukene lahus hoidma, et üks on see rahvaarvu kahanemine ja teine on siis ränne. Et see, et rahvaarv kahaneb, et see on natukene paratamatu ja see on tingitud sellest, et meil on lihtsalt väljaspool, ütleme, suuremaid regioone elanikkond lihtsalt nii eaka vanuskoosseisuga, et isegi kui uusi inimesi tuleb juurde ja peresid ja noori, siis elanikkond ikkagi kahaneb, sest lihtsalt vanu inimesi on hästi palju. Aga tõepoolest, näiteks kui me räägime koolidest ja koolide kas siis sulgemisest või mitte, et siis ei saa ainult sellest üldisest rahvaarvu muutusest lähtuda, vaid peab tõepoolest vaatama ka seda, et kes kuidas Eestis liiguvad ja nagu me nägime, et Eesti ei olnud üldsegi mitte ühtlaselt punane, vaid väga palju on neid omavalitsusüksusi, kus tegelikult rändesaldo on positiivne ja tõepoolest Hiiumaa on üks nende seas, nii et tõepoolest seda peab natuke täpsemalt vaatama. Aga ja, et meie võib-olla üks see mõte oli see, et võib-olla ikkagi on nagu kaks seda suundumust, et nagu see teine kommentaar Ando Kivibergil oli väga hästi, et õigesti, et see töökohtade teema ja me näeme, et ikkagi töökohad kipuvad koonduma, et need töökohad kipuvad koonduma rohkem võrreldes elanikega. Kui me vaatame näiteks uusi IT-sektori töökohti, need on veelgi rohkem koondunud Tallinnasse võrreldes kõikide töökohtadega, mis Eestis on. Ja nüüd ongi see küsimus, kuidas me nüüd suudaksime natuke seda koondumist hajutada, et meil oleks, nagu me välja pakume, vähemalt 10 vedurlinna, kuhu veel jõuaks neid töökohti. Ja sealt me omakorda jõuame nagu mõne sellise võtmetegurini, et ikkagi mingi kriitiline inimeste arv peab ikkagi olema, et just ja selle me saavutame ka läbi elukeskkonna. Et kui me ka elukeskkonda hoiame, me näeme, et kui inimesed räägivad oma elu ja soovidest, see elukeskkond on ikka hästi oluline. Ja sinna, kust tuleb inimene, sinna tuleb ka töökohti. Et siis ja siis järgmine asi on see, et nende vedulinnade puhul lisaks nagu puhtalt nagu töökohtadele me püüdsime mõelda, et seal oleks nagu mingisugune linnaline mitmekesisus, mida peaks hoidma. Et me räägime siis nii-öelda kõrgemat järku teenustest. Et kas need on siis kolmanda taseme õppeasutused, kas need on kutselised teatrid, et mingid sellised nagu mitmekesisust ja suuremat dünaamikat toovad tegevused oleksid ka, et see kõik nagu seda atraktiivsust kokkuvõttes suurendab ja kokkuvõttes ka seda töökohtade loomist ja hoidmist panustab, et tõepoolest töökohad on tähtsad, aga me näeme natuke nagu laiema komplektina, kus on elukeskkond, kus on kõrgemat järku teenused ja võib-olla see ka seletab, et miks näiteks Viljandi näiteks, eks ole, kus Ando Kiviberg on pärit, et miks see nii hästi tuleb, et seal on olemas mitmed need elemendid, et on see teater, on meil olemas kõrgkool, et sealt seda mitmekesisust ja dünaamikat on võib-olla rohkem, kui võtame näiteks Valga, kus me näeme, et seal jääb nagu puudu selliseid nagu lisaelementidest ja siis on nagu väga keeruline seda muutust tuua. Jah, natuke võib-olla üldiseks jäi, aga sellised nagu peegeldused tulid meie poolt praegu. Ja, aga me ikka natuke jõuame sinna, et kõike on vaja, et töökohti on vaja ja siis neid toetavaid teenuseid on ka vaja ja siis ongi küsimus, kas neid on jätkuvalt igal pool samas mahus vaja, nagu neid vanasti oli või ikkagi kuskil on ka mingisugused asulad, omavalitsused, kes peaksid sellest juhitud kahanemise printsiibist juhinduma. See on nagu see, mul meenutan 3 aastat tagasi tõesti, kui oli siin üks OECD missioon Shrinking Smartly in Estonia, oli üks Soomest pärit teadlane, kes siis OECD giidi all ütles, et ammu on teada, et paljud Eesti piirkonnad kahanevad, suurem osa on ju, aga et omavalitsused ja poliitikud nagu pisut ei taha sellega leppida, on ju, nagu me siin ka kuulsime. Et kas peaks leppima või ikkagi siis ei peakski leppima ja hoiamegi kõike üleval, mis meil seni olnud on? Jah, selle kahanemisega peab leppima, et see on nagu selge sõnum, et lihtsalt kui me vaatame seda rahvastiku vanuselist koosseisu, siis meil mitte midagi teha ei ole, et inimesed ei ole surematud. Ehk et rahvaarv meil kahaneb,
aga noh, nüüd ongi see teine küsimus, et kus ja kui palju me neid teenuseid hoiame, et seal seetõttu ongi meil see kompaktsuse mõte, et me ei suuda üle Eesti tõesti absoluutselt igal pool kõike üleval hoida, et siis noh, ka me ei räägi näiteks 15 maakonnakeskusest. Vabandan, et kõik maakonnakeskused ei ole meie nii-öelda vedurlinnade nimestikus. Et me püüdsime nagu leida seda minimaalse mingi tegurite komplekti, aga isegi nendes linnades me näeme, et see kahanemine on suur ja suur küsimärk on pigem ütleme Haapsalu, Paide, Rakvere, eks ole, mis jäävad Tallinna mõjualasse hästi tugevalt. Et kuidas eriti nendes saavutada sellist mõju, et võib-olla Viljandi, Võru, eks ole, jäävad nagu otseselt sellest mõjualast kaugemale, tekib mingi loomulik nagu kasv ka veel sellest piirkonnast natukene nagu tugi. Jah. ma tulen, kuna meil siin aeg natuke surub tagant, see teine teema, mis siin ka rahva seas on leidnud vastukaja, on siis see, et noh, kui väga kuidagi küüniliselt öelda või küsida või sõnastada seda, et ongi väga hea ju, kui Tallinn, Tartu, Pärnu lähevad väga kalliks ja seal ei ole eluasemed enam taskukohased, et see panebki neid noori siis mujale kolima ja mujalt otsima elamist taskukohast ja samal ajal ka elamisväärset elukeskkonda ja Tiit, sa enne ütlesid, et lase meil siis lihtsalt noorte soovidel realiseeruda. Noh, mulle tundub, et see keskuste kiire eluaseme kallinemine tõukab tagant siis nende noorte soovide realiseerumist, kes tahaks siis elada selle küsitluse järgi sellises nagu väiksemas asulas. No vot, siin on nüüd kaks teemat, et mida me näeme, on see, et kõik need ikkagi ei realiseeru, need eelistused ja kui nad ei realiseeru, siis see teine tulemus on see, kui jäädakse Tallinnasse, siis kokkuvõttes tänu sellele eluaseme tingimustele, veel kord, meie ise seda ei uurinud, aga nagu teiste uuringud nagu rahvusvaheliselt seda selgelt näitavad, sündimus jääb madalamaks. Ehk et siis me satumegi sellesse nagu allakäiguspiraali, et lõpuks me olemegi kapselkorterites, eks ole, mis on taskukohased Tallinnas töökohad. Et me nagu seda arengut ei taha, et seetõttu ikkagi see päris loogiline või loomulik ka ei ole, et noorte soovid nagu iseenesest realiseeruvad, et nad võivad teha hoopis valikut, nad ei tahagi peret ja ongi väiksemas, on nõus elama väiksemas korteris ja lapsi on vähem ja see on ka, ma arvan, väga oluline osa kogu sellest diskussioonist. Kui siis peamine faktor, mis siit tuli välja, et ikkagi töökohad, et kui piirkond või kui nendes, ütleme, üle Eesti või ka väiksemates keskustes on head töökohad, et see on see peamine tõmbetegur, siis ma küsiksin nüüd taaskord poliitikute käest, Reili ja Ando käest, et kuidas ammu ja pikk habemega lugu on ju see, et kohalikel omavalitsustel pole piisavaid stiimuleid ettevõtlust arendada, nende tulubaas sellest kuidagi ei sõltu, pigem läheb kehvemaks, kui peab veel hakkama ettevõtetele rajama teid ja juurdepääse ja muud taristut. Et kas siin on midagi muutumas, kas kohalikele omavalitsustele tekivad need rahalised stiimulid ettevõtlust arendada? ma ei tea, see, kas midagi tuleb, on vist jälle taaskord rohkem Andole õnneks või kahjuks kommenteerimiseks. ma annaks lühidalt sellise väga võib-olla vastuolulise kommentaari, et see, et täna seadus ei ütle rohkem, et kui ühe väikse märksõna ettevõtluskeskkond või mis see täpne sõnastus, enam ei mäletagi. ma täna kahtlen, et on väga enam omavalitsusjuhte, kes ei saa aru, et tema omavalitsuse areng sõltub sellest, kas selles piirkonnas on tööd ja eluaset. Et ma olen meie omavalitsusjuhtide osas natukene kraad positiivsemalt meelestatud. Pigem see küsimus langebki sellele, kas on ressurssi, et midagi päriselt muutvat ette võtta. Ja väga hea on lükata, tegelikult ei ole üldse hea, mõned ettepanekud mul oleks, aga et kas midagi tuleb, võib-olla on küsimus rohkem tänasele koalitsioonile. Ando, saad jätkata? Ja saan jätkata ja suure mõnuga. Et tegelikult küsimuse püstitus on selles osas õige, et täna kohalikel omavalitsustel ei ole otsest sidet oma territooriumil toimetavate ettevõtete eduga, ehk siis nad ei saa sellest edust osa. See osa sellest probleemist on õige ja see on ebaõiglane. Ilmsesti.
seal on veel, et jah, mida Reili ütles õigesti, oli see, et kohalikud omavalitsused on tegelenud ettevõtluse toetamisega, ma ei tea, tööstusparkidega näiteks või nende samade teede rajamise ja taristu rajamisega, vajaliku taristu rajamisega tootmisettevõtetele, vaatamata sellele, et nad sellest edustuse ei saa, sest täpselt õigesti on öeldud, kõik omavalitsusjuhid saavad aru, et töökohad on ülitähtsad. Õnneks on nendeks tegevusteks, nendeks taristuinvesteeringute tegevusteks ka läbi aegade pakutud ühtekuuluvusfondide rahasid. Ja see, ma ei tea, Viljandis on näiteks ainuüksi Viljandi linnas 3 tööstusala, eks ole, nende toetustega tehtud ja väga edukalt. Ja see on tõesti ka toonud investeeringuid reaalselt kohale juurde. Aga ma tulen tagasi nüüd, et mida siis koalitsioon plaanib hetkel, noh, ma võin öelda, et seesama teema, see nii-öelda oma ettevõtete, oma territooriumil toimetavate ettevõtete edust osa saamine on ju läbi mingisuguse maksumuudatuse on päris tugevalt laual. Ma küll kardan, et meie uhked ideed nii-öelda lõppvoorus läbirääkijate laua taga kukuvad ära, sest seda mõtteviisi Eesti riigis on, mis kunagi 90ndate alguses paika pandi, et sisuliselt kohalikud omavalitsused on küll vormiliselt ja justkui põhiseaduse seisukohalt iseseisvad ja sõltumatud, siis tegelikult rahaliselt on nad riigi ripatsid ja noh, see on valdkond, kus tegelikult Eesti vajab palju enamat kui peenhäälestamist, ütleme siis niimoodi. Okei, nii et ideed on laual, aga vaevalt nad sinna jäävad, et see on see otse info Ma olen natuke skeptiline, aga no vaatame, ega me ei ole surumist lõpetanud. Tiidul on käsi üleval, ole hea. Me ei kuule, sul on mikrofon väljas. Väga toetan seda mõtet, aga ma lisan siia ühe suure keerukuse siiski ka juurde, et kui me lihtsalt võtame selle töökohtade loomise ja töökohtade olemasolu kuidagi ka näiteks maksutulude ümberjagamise aluseks, siis me viime veelgi rohkem raha mujalt Eestist Tallinnasse. Et meil ei tekiks nagu vastupidist efekti sellega, et see on nagu hästi keeruline. Aga praegu jah, selline ümberjagamine toetaks pealinnastumist. No nii, meie aeg on otsas ja siinkohal kõige põnevama koha peal pean ma siiski praegu joone alla tõmbama. Aitäh publikule, kes pakkus siia kommentaari reale ja küsimuste reale väga häid tähelepanekuid ja teravaid küsimusi kirjutasite. Aitäh kõigile esinejatele, jõudu koalitsiooniläbirääkijatele. Ja see teema ei kao kuskile, et mul on hea meel öelda, et juba reedel on Tartus planeerimiskonverents, kus nende samade teemade üle taaskord arutatakse ja Arenguseire Keskusel tuleb 4. juunil välja, teeme esitluse oma uuringule, mille nimi on kohalike avalike teenuste tulevik ja 11. juunil on meil ka konverents kavas, loodame veel sel nädalal kutsed välja saata. Suur aitäh kõigile ja uute kohtumisteni. Viljakat mõtlemist, viljakaid arutelusid. Nägemist. Kutsumast ja kõige paremat kõigile. Nägemist.